et ega meil ei ole valikuid, palju asju ei saa siin ilmas valida, ei saa vanemaid valida ja sellega seoses ei saa ka kodu valida ja väga, väga hästi on läinud, et nii on nagu on. Aga Jaan Kaplinski on kirjutanud ka, on alati sellised väga palju omal ajal kodulaule, nagu ma nimetan, ikka koduga seotud, sest oli ju ka selline aeg, kus nagu meil ei tohtinud väga kellelgi oma kodu olla, meil oli kõik üks ühine aadress ja just nimelt, ei tohi ropendada. Ja niimoodi on, et need sellised tekstid mulle armsad on. Jaan Kaplinski on kirjutanud kodu teemal niimoodi ja selles laulus on mõeldud ja kirjutatud selles luules sellest, kui hakkasid mehed 50-ndatel tulema sealt, need, kes ei saanud minema, sealt Siberi poolt tagasi jõudma ja hea oli, kui kuskil oli tulla. All nõlva sarapikus siristab põõsalind, pilvede imelikkus hülalt tunnistab sind. Aeg läheb üle navaha, osadus vastuvõtt, kivi ei olegi kõva, lõhmus kõneleb tõtt. Viimane lehm olid silla, viimane koer oli krants, jalad ees üle silla, enne meeta siis ants. Jalad ees üle silla, enne meeta siis ants. Keda veel katus varjad, mida veel pühid luud, kellele küpsete marjad, lõksute kangas puud. Aeg läheb üle kõige, aeg lükkab seinad koost, jääb üks rähni hõige, pistriku kiljatus soost. Jääb üks rähni hõige, pistriku kiljatus soost. Kuskil lööb vasar lokku, kõigel on kõigega seos, et me jääksime kokku lõhna Maarja hein peos, et ei kustuks see talu, jääks üks kindel paik, tee ja sild ja palu, kanarbik vaikus ja vaik. Tee ja sild ja palu, kanarbik vaikus ja vaik, et jääks kuskile värav kodu, mis ootab veel neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel, neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel. Neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel. Aitäh!